Tere tulemast minu YouTube'i kanalile. Mina olen Elo, koralliklubi sõltumatu turustaja. Olete oodatud ka minu blogisse tervisesaladused.ee, lugemaks lähemalt koralliklubi toodete kohta või ka üleüldisemalt tervisest erinevaid artikleid. Minu käest küsitakse igapäevaselt, miks peaks jooma just korallivett ja eelistama seda tavalisele pudeli või kraaniveele. Ja sellest tahaksingi teile täna lähemalt rääkida. Olen täiendanud ennast aastate jooksul Moskva Terviseakadeemia juures, saades diplomi nii tervisenõustamise kui ka toitumisnõustamise alal. Niisiis, mis asi on siis selline asi nagu korallivesi ja kuidas seda saadakse? Selleks kasutatakse väikesi koralliliivafiltreid. Need on pakendatud 1-grammistesse kotikestesse ja mida see siis sisaldab ning kust see tuleb, räägin teile täna kohe lähemalt ja pärast hiljem näitan ka katseliselt, kuidas see vesi siis on erinev ning mismoodi see koralliliiv seal toimib. Minu käes on tükike Sango koralli. Jaapanis asub Okinawa saarestik on nimelt korallitekkeline. Juba aegade jooksul sadu tuhandeid aastaid on korallid seal ookeani põhjas kasvanud, tõmmanud endasse kõiki neid häid mineraale ja oma keha sellest üles ehitanud, mis seal meres liiguvad. Oma elutegevuse lõppedes need korallid aga ladestuvad mitmemeetriste kihtidena sinna ookeani põhja. Jaapani valitsuse range kontrolli all siis selline ettevõte nagu Sango korall Okinawal seda sealt merepõhjast kaevandab ja siis pakendab ümbertöötledes selle väikesteks sellisteks siis filtriteks, lisades sinna kergelt veidi C-vitamiini, et see oleks meile paremini omastuv. Aga kuidas üldse on jõutud selleni, et leiti, et Sango korall just nimelt on meie tervisele erakordselt heade omadustega. Eelmise sajandi keskpaigas hakati uurima üle maailma, kus elavad kõige kauem, kõige parema tervisega inimesed üle planeedi ja jõuti selleni, et just Okinawal on inimeste keskmine eluiga väga kõrge. Tavaline nagu oodatav siis keskmine eluiga on seal kuskil ligi 100 aastat, mis on omakorda umbes 20 aastat kõrgem kui ülejäänud Jaapanis. Ja ometi on kõigile teada, et jaapanlased on väga hea tervisega ning kaua elavad. Sellest on omastatud okinawalastele ka Guinessi rekordite raamatu aumärk just selle kõrge eluea kohta, sest üle 100-aastasedki on seal väga kõvusad ja toimekad ning üldse mitte ravimitest sõltuvad haige tervisega inimesed. Siis selline Sango korall. Mis on tema eelised? Ta koosneb peamiselt kaltsiumist ja magneesiumist ja just see 2:1 vahekord, mida see korall endas siis sisaldab, on ka inimese tervisele kõige parem vahekord. Just see, kuidas kaltsium ja magneesium koos töötavad, aitab hoida ära seda, et kaltsiumi ja luudest kaoks, sest samamoodi on kaltsiumi ja fosfori omavaheline kooslus see, millest ehitatakse üles ka meie luustik. Niisiis, korall kui selline on üldse omapärane eluvorm, ta on nii looma kui taimeriigist siis võtnud parimad omadused ja koralli peetakse ju ka üleüldiselt maailma merede filtriteks tänu oma sellele toimele. Nad toituvad väikestest siis olenditest, kes seal ookeanis ringi liiguvad ja just nendest ookeani mineraalidest ehitavad oma keha üles. Nüüd kogudes neid mineraale on võimeline see siis ka surnud korallist maha jäänud liiv aitama neid mineraale edasi anda meie koralliveele. Kui me painame selle filtrikese oma joogivee sisse ning laseme tal toimida seal umbes 5 minutit. Peamisena saame me selliselt mainitud kaltsiumit ja magneesiumit ja lisaks ka kaaliumit ning naatriumit, mis on siis omakorda olulised selleks, et aidata toimida meie keharakkudel. Kui naatrium transpordib siis hapnikku ja toitaineid meie rakkude sisse, siis kaalium omakorda aitab toitaine siis ainevahetuse jäägid viia jällegi rakust välja ja samamoodi ka süsihappegaasi. Seetõttu on naatrium ja kaalium omavaheline vahekord meie kehas samamoodi hästi oluline, et nad oleksid enam-vähem 1:1 paigas. Paraku meie lääne dieet ja siis meie tänapäevased toitumisharjumused soodustavad väga palju üleliigse siis lauasoola ehk naatriumi kuhjumist meie kehasse. Oleks hea alati tarbida juurde ka kaaliumit, kui teate, et te armastate palju soolaga toite. Nüüd ülejäänud peamised mineraalid, mida siis see korall sisaldab, on näiteks raud, fosfor, räni, väävel, mangaan, tsink ja ka kroom. Kuid kokku saate te sellest koralliveest umbes 69 erinevat mineraali.
lihtsalt ülejäänusid vajab meie keha väiksemas koguses ja ka neid leidub seal vees väga väiksemas koguses selle võrra. Nüüd, mis aitab see koralliliiv meie kehas teha siis? Kui ta on selle vee omadusi muutnud, siis kokku on veel üleüldse 12 omadust, aga ütleme üks peamisi, mida ta muudab, on just pH. Kui kraanivesi on pigem happelise pH-ga, siis korall teeb selle vee aluseliseks just tänu oma mineraalidele. Mineraalid annavad ka antioksüdantse laengu ja need antioksüdandid aitavad võidelda meie kehas siis vabade radikaalidega, mida me saame hästi ohtrasti nii hingatavast õhust, sellest samast joogiveest kui natuke ka toidust. Samamoodi tekitab ohtralt meie kehas vabu radikaale ka stress. Ja me kõik teame, et stressi on meie eludes liiga palju. Nüüd tänu oma omadustele aitab see just selle aluselise veena reguleerida meie vererõhku. Igapäevane vee joomine aitab tagada selle, et meie veri meie kehas on piisavalt vedel, et meil ei ole veepuudust. See läbib hästi meie veresooni, sest need samad mineraalid aitavad hoida ka veresooned elastsena. Magneesium on teada tuntud ju lihaste töö reguleerija. Kaltsium aitab meie südant ja tagada seda südamerütmi. Nad koos aitavad kaasa meie närvisüsteemi tööle ja just nende impulsside edasikandmisele meie kehas. Suurendades samamoodi ka lihaste elastsust, aitavad hoida ja taastada luud ja kõhre, neerude tööd. Just selle läbi, et mineraalid aitavad muuta seda aluselisemaks, tagades siis, et neerud paremini töötavad ja tagades ka ühtlasi, kui me joome rohkem vett, selle, et neerudel on kergem toksiine meie kehast välja filtreerida. Kui neerud saavad oma tööd hästi teha, siis paraneb ka meie nahaseisund, sest et mida rohkem vett, seda kergem on viia toksiini kehast välja ja nad ei pea enam läbi naha läbi tungima, vaid saavad minna ilusti neerude kaudu. Sellest vist enam-vähem kõik. Näitakski teile nüüd, kuidas siis korallivesi toimib. Selleks olen võtnud omale appi siia tavalise apteegis müüdava joodi. Kui me elame, hingame, sööme, paratamatult me saame päris palju toksilisi aineid. Näiteks linnatingimustes elades me hingame autode heitgaase sisse. Me sööme väga palju kemikaale sisse oma toiduga, mis on sinna lisatud kas säilitusainetena, maitseparandajatena või ka juba nende toiduainete siis tootmisel nii keemiliste töödeldud siis väetiste näol, pestitsiidi näol, kõige muu sellise näol. Ja tänu sellele muutub meie vesi meie kehas just järjest selliseks toksilisemaks, sest just sinna need toksiinid kogunevad. Tasapisi aasta-aastalt, kui me ei puhasta ennast, kui me ei läbi kevadeti näiteks detokskuure, siis võib umbes selline näha välja tavaline rakuvaheline vedelik. Mitte kõige kenam vaatepilt ega ju. Avan praegu selle filtri, aga kui te kasutate seda oma pudelivees, siis võite ka lihtsalt selle pakina selle sinna sisse panna. Peate lihtsalt ootama umbes 5 minutit, kuni läbi filtri see vesi puhastub ja oma omadusi muudab. Praegu aga kiirema efekti saavutamiseks lisasime selle puhtalt siia. Koralliliiv on mitmekümnekordselt tugevam absorbent kui näiteks aktiivsüsi. Seda võib sisse võtta eraldjuhtudel ka siis, kui teil on näiteks mürgitus. Ta aitab kiiremini puhastada organismi, sest et ta toimib meie soolestikus täpselt samamoodi, tõmmates mürgi koheselt endasse ja pärast väljutatakse ta tavapärasel moel soolestikust siis. Kogu jood on siis tõmmatud siia. Täpselt samamoodi toimibki ta just siis, kui näiteks meie tavaline siis see kraanivesi või ka pudelivesi sisaldab ju erinevaid toksiine, just kemikaale selleks, et see vesi säiliks seal pudeli sees või ka säiliks selles torustikus enne, kui ta meile siis jõuab klaasi sealt kraanist, et me saaksime seda juua. Liiv on siin põhjas ja ta tõmbas kõik siis need toksiinid siia endasse. Ta praegu toimib, annab siia, eritab mineraale, muudab selle vee pindpinevust just selleks, et kui me joome tavalist kraanivett, vajab meie keha umbes 8 tundi kulutades energiat, siis muutes selle vee omadusi, et ta üldse suudaks läbistada meie soolestiku seina ja oleks meile
mida siis see koralliliiv teeb mõne minutiga sellesama veega. Tänu sellele on ta kergemini omastuv, ta ei vaja eraldi seedimist, aga tänu sellele, et ta on aluseline, on ka hästi oluline meeles hoida, et seda ei ole soovitatav juua samal ajal, kui teil on maos siis toit, te olete just hiljuti söönud. Kui te sööte puu- ja juurvilju, siis umbes 30–45 minutiga on see tavaliselt juba maost edasi liikunud. Aga tuleb meeles pidada, et maahappe on pH-ga umbes 1, ta peabki olema hästi happeline just selleks, et ta selle toidu ära suudaks lagundada ja tappa ka sissetungijad siis erinevate bakterite, viiruste näol, mis võivad toiduga meie kehasse sattuda. Kui te nüüd panete aluselise vee sinna toidule peale, siis saate isegi aru, et see toit enam ei saa seeduda. Seega, kui olete näiteks liha või kala söönud, siis hoidke vahet päris mitu tundi enne, kui te korallivett jooma hakkate, et see võiks edasi liikuda juba 12 sõrmiksoolde ja siis mujale soolastikku. Kui teil on aga kõht tühi, siis on parim aeg juua korallivett, eriti just hommikuti, enne kui te midagi sööma olete hakanud. 640 milliliitrit on ideaalne kogus, et alustada oma päeva. Teie terviseks! Tänan teid vaatamast ja kena päeva jätku!